Üks asi, mis saab meid veel aidata igapäevaselt oma närvisüsteemi reguleerimisel, on teha regulaarselt selliseid suuremavõitu amplituudiga, aga rahulikke ja mitte väga suurt pingutust nõudvaid liigutusi, olles samal ajal kontaktis mingi kindla pinnasega ja pöörates tähelepanu sellele, et need liigutused oleksid meie keha jaoks stressivabad, nii palju kui võimalik ja lõõgastavad. Selles videos teen ma teiega koos läbi ühe sellise liigutuste järgnevuse, mida näiteks võib selliseks otstarbeks praktiseerida. Oluline meeles pidada, et nende liigutuste eesmärk on rahuneda ja lõõgastuda. See on see mõte ja kavatsus, mis sul peaks olema nende liigutuste juures kaasas. Ehk siis, kui märkad mingi liigutuse juures, et see tekitab pinget, ärevust, valu, siis tõmba selle liigutuse amplituudi ja intensiivsust tagasi. Alati saad teha, eks ole, väiksema amplituudiga, aeglasemalt või täiesti okei on ka jätta mõni liigutus vahele, mis üldse ei meeldi. Aga siis läheme liigutamise juurde. Alustuseks heidame põrandale pikali. Ja kõige mugavam on seda harjutust teha niiviisi, et sa kõverdad jalad natukene nii, et nad on mugavas asendis ja paned käed enda kõrvale ja lased lihtsalt kehal korraks maapinna sisse vajuda. Kui sa oled väga pinges ja närvisüsteem on üles ärritatud, et siis juba see liigutus ise, kui sul lülisammas vajub mingi nii-öelda kõva pinnase vastu, võib olla alguses isegi ebamugav, aga tegelikult ta võiks olla pikas perspektiivis lõõgastav ja turvatunnet tekitav. Hingame siin kõigepealt rahulikult ja üritame natukene saada sellist liigutamist ja rahunevat, mis toetavat hingamisrütmi siin kätte. Hinga sisse, hinga välja. Edasi võiksid hakata hingamise juures korraks märkama seda, et sisse hingamisel võiks su rinnak ja kõht mõlemad natukene tõusta. Ehk siia liikuda üksteisest eemale. Ja välja hingates võiks su rind ja kõht mõlemad langeda ja liikuda üksteisele natukene lähemale. Selle rütmi tajumiseks võid panna ühe käe näiteks kõhu peale, teise rinnaku peale. Ja võid ka korraks meelega seda liigutust rõhutada, ehk siis meelega lubada oma kehal või seljal natukene nõgusamaks minna, kui sa sisse hingad. Ja natukene kumeramaks minna, kui sa välja hingad. Jälle tee seda rahulikult oma võimete piires, nii nagu sulle turvaline tundub. Et need liigutused ei pea olema suured. Tahaks lihtsalt selleks, et liigutamisel oleks võimalikult rahustav efekt, saavutada ka selle, et sa hingad sügavalt kogu oma hingamisaparaati kasutades. Et see hingeõhk ei jääks ainult siia rinnaku piiresse pinnapealseks, aga samavõrra me ei taha ka ainult siia alla kõhtu hingata, et me tahaks, et see õhk täidab nii-öelda kogu meie keha. Siis liigume siit edasi vaikselt liikumise juurde. Ehk siis hingamisega koos hakkame liigutama oma lülisammast. Proovime kõigepealt hingata sügavalt sisse ja välja hingates liigutama lülisammas nii, et sa surud oma selga vastu maad. Ja jälle tunned, kuidas kõht ja rindkere liiguvad üksteisele lähemale. Ja välja hingates
vii oma selg nii nõgusaks, kui sa selles asendis saad. Ja jälle tagasi, välja hingates läheme jälle kumeraks. Ja sisse hingates nõgusaks. Ideaalis võiks see liigutus olla selline ühtlaselt voolav kumerast nõgusaks ja tagasi. Ja liikuda koos hingamisega samas rütmis. Jälle, kui sa ei ole sellise liikumisega harjunud või kui näiteks selg on väga pinges või isegi valulik, et siis see amplituud, millega sa liigud, võib olla alguses päris pisikene. Et siin ei ole jälle vaja läbi valu ega pinge ennast suruda. Igasugused valu ja pinge aistingud, mida sa tunned, võiksid 10 palli skaalal jääda maksimaalselt kuhugi 1 juurde. Et kui sa tunned, et see on rohkem, et sa märkad natukene, aga see ei pane sind kuidagi moodi reageerima või teistmoodi liikuma. Ei tekita mingit sellist võpatamisaistingut. Et kui see, mida sina koged, on tugevam, et siis võta lihtsalt liigutusamplituudi väiksemaks või liiguta aeglasemalt. Oluline on tekitada endas selle liigutusega pigem turvatunnet ja rahunemist. Siis liigume siit edasi. Järgmiseks tõsta oma käed üles õlgade kohale. Ja hakkame ennast liigutama niiviisi, et sa kõigepealt sirutad vasaku käe üles lae poole ja hingad samal ajal sisse. Ja välja hingates tood jälle keha keskele tagasi. Siis sirut parema käe üles lae poole nii kõrgele, kui see on mugav on. Ja välja hingates tuled jälle keskele tagasi. Ja jälle vasaku käega üles lae poole. Ja välja hingates keskele tagasi. Sisse hingates siruta käsi lae poole. Ja välja hingates tule keskele tagasi. Võid siin märgata seda sama liigutust, et kui sa sirutad kätt üles ja hingad sisse, et siis ka selle liigutusega vältel sisse hingates su selg läheb natukene nõgusamaks. Kui sa sisse hingad ja välja hingates keskele tagasi tulles läheb selg jälle kumeramaks vastu põrandat. Võid seda teha hästi rahulikult endale sobivas tempos. Et kiirus ei ole siin otseselt oluline. Järgmiseks teeme seda liigutust natukene suuremaks. Kui soovid, võid jalad natukene viia puusadest laiemaks. Ja järgmine kord, kui sa kätt üles sirutad, proovi see jalg vastavast poole jalg viia nii põranda lähedale, kui sa saad. Ja kõverdatud jalga sirutada koos käega lae poole. Ja jälle välja hingates selg kumerdub ja tuled keskele tagasi. Jälle sirutad vasaku käe parem jalg. Läheb põrandale, ta ideaalis võiks sinna nii-öelda lõõgastuda rahulikult puhkeasendisse ja vasak jalg sirutab koos käega lae poole. Ja välja hingates tuled keskele tagasi. Hingad sisse, parem käsi ja parem jalg sirutavad lae poole, vasak jalg lõdvestub. Jälle märkad, kuidas sisse hingates selg läheb natukene nõgusamaks ja välja hingates kumerdad ja tuled keskele tagasi. Kui see tundub liiga palju või ei ole sinu jaoks mugav teha, siis võid jätkata eelmise versiooniga ja jälle võtta seda amplituudi natukene vähemaks. Siis järgmiseks sirutada jalad sirgelt välja ja märgata kõigepealt, et kas see on sulle mugav asend või natukene liigutada ennast siin, et keha selle asendiga harjuks. Siis hingame sisse ja välja hingates kõverdame parema jala, nii et jalatald vaatab vasaku jala poole ja põlv siis liigub väljapoole.
sõrmede suunas. Ja välja hingates sirutame jala tagasi sirgeks. Ja viime natukene siin sirutada kanda nii pikaks välja, kui saame. Hingame sisse ja välja hingates tuleb vasak jalg jala tallaga vastu paremat. Riit. Ja sisse hingates sirutame vasakut kanda nii pikaks, kui saame. Sirgeks. Välja hingates tuleb parem jalg. Kõverks. Ja sisse hingates sirutame paremat kanda nii pikaks, kui saame. Välja hingates tuleb vasak jalg jala tallaga vastu paremat riit. Ja sisse hingates sirutame kanna pikaks. Nii kaugele, kui saab. Ja teeme ühe korra seda kõike veel. Mõlema poolega. Kõigepealt jalg kõverdub ja siis sirutab pikaks välja. Jälle nii kaugele ainult, kui mugav on. Ja samamoodi vasaku jala. Siis toome jalad korraks jälle puusade laiuselt kõveraks ja teeme siin mõned Wagner ringid. Ehk siis alustuseks on kõige lihtsam tavaliselt suruda jälle selg kumeraks ja alaselg vastu maad. Ja siis liikuda väikselt keharaskusega paremale poole. Nii kaugele kui mugav, see ei pea väga kaugel olema. Ja siit viia alaselg nii nõgusaks, kui mugav on. Ja liikuda nõgusa seljaga keskele tagasi ja keskelt läbi vasakule poole. Nii kaugele, kui mugav on. Ja siis jälle kumerdada selg nii, et su alaselg on vastu maad. Liikuda keskelt tagasi. Proovi, kas saad siin tekitada sellise ühtlase ringi liigutuse. Ja jälle saad hingamisega kaasa aidata. Et sel hetkel, kui selg läheb nõgusaks, hingad sisse. Ja välja hingates siis kumerdad selja ja liigudad keskelt läbi. Ja teeme samamoodi mõned ringid ka teisele poole. Et jälle saad teha täpselt nii suure amplituudiga ja sellises tempos, nagu sulle endale mõnus tundub. Ja teeme ühe viimase ringi veel. Okay. Siis võime vahendusega tõusta püsti või mitte püsti, või tulla neljakäpukile siis nii-öelda toengasendisse. Siin nüüd vaadata, et sa saad rahulikult lihtsalt panna sõrmed maha. Et sa saad enda peale mugavalt toetada. Põlved võiksid enam-vähem olla puused all, mugavas asendis. Ja siit teeme samamoodi sisse hingates, viime kõigepealt selja nõgusaks ja vaatame üles. Tee seda jälle vaikselt, väikse amplituudiga alguses, vaata, kui kaugel sul on mugav minna. Välja hingates viime selja kumeraks. Vaata pilguga põlvede poole. Sisse hingates jälle viid selja nõgusaks. Vaatad üles. Ja välja hingates viid selja nõgusaks, vaatad põlvede poole. Ja samamoodi siin võiksime proovida tekitada sellist ühtlast liikumist ühest asendist teise. Ja täpselt sellise amplituudiga, nagu sulle praegu mugav tundub. Järgmiseks võime vaadata korraks külje peale, vaatad paremale poole oma puusa suunas. Ja siis viid pilgu vasakule oma puusa suunas. Ja tagasi paremale. Liigutame natuke külje peale ennast ka. Tuleme keskele tagasi ja proovime siit samamoodi teha mõned puusaringid. Nii et see välja hingates viid oma
alaselja kumeraks, liigud külje peale, siis see hingates nõgusaks sealt läbi teisele poole ja siis jälle kumeraks. Et kui sa seda niimoodi sujuvalt ühtlase ringi liigutusena teed, et siis natuke nagu või vahukoore segamine miksriga selliste ringite liigutustega ja liigume teisele poole ka. Et jälle tee ainult sellisel määral, nagu sulle mugav tundub ja märka jälle, et nagu me alguses rääkisime, see pigem peaks olema rahustav ja turvaline liigutus. Võid siit astuda kätega korraks ühe sammu ettepoole ja viia oma põlved võib-olla natuke rohkem puusadest laiemaks. Ja istume siit vaikselt tahakandade suunas, nii kaugele, kui sa saad ja sul mugav on. Ja siis sisse hingates tuleme jälle etteasendisse tagasi. Ja välja hingates istud taha kandade poole. Ja sisse hingates tood keharaskuse ette käte peale. Jälle saad vaadata, kuidas sul endal mugav on. Kui tunned, et see liigutus on sulle lihtne ja pigem mõjub rahustavalt, et siis sa võid liikuda kaugemale kandade suunas ja tuua keharaskust ka kaugemale ette, niimoodi, et jalad lähevad natukene sirgeks. Aga kui see tundub väljakutsuv, näiteks põlvedes või puusades või kuskil, et siis võid täiesti rahulikult teha seda väiksema amplituudiga. Tuleme korraks siia põlvitusasendisse. Kui see asend on ebamugav, põlvil ei olla, et siis võid alati ka panna mingi padja või pehme asja jalgade alla. Võib-olla see on isegi alguses soovitav, kui sa ei ole ammu sellist asja teinud. Ja sirutame siit ühe jala külje peale välja. Jälle siruta nii kaugele, et siia tekib sul väike venitus, aga et see ei peaks tohutult ebamugav olema. Ja siit võtame selle sirutatud jalapoolse käe ja sirutame või painutame ennast vastassuunas niimoodi, et sul tekib siia paremale keha külge väike venitus. Võid vaadata natukene isegi selja taha ja siis tuua nii-öelda paremale poole teha väikse kõverduse ja viia siis nii-öelda puusa ja roidud üksteisele lähemale välja hingates. Ja sisse hingates uuesti sirutame külje peale ja välja hingates siis painutame puusa ja roidud kokku. Ja teeme seda veel ühe korra. Ja samamoodi teisele poole, sirutame teise jalaga välja. Võid märgata, et üks pool võib olla natuke kangem kui teine. Ja sirutame. Ja siis hingates ühele poole. Ja siis viime roidud ja puusa kokku. Teisele poole. Siis hingates sirutad. Ja välja hingates kõverdad ennast kokku. Ja ühe korra sirutame veel. Ja toome välja hingates roidud ja puusa kokku. Kui me siin juba niimoodi põlvituses seisame, et siis teeme siit puusadega ka mõned 8. Ehk siis kõigepealt viid puusad ühele poole nii kaugele kui saad. Pöörad ennast natuke tahapoole. Liigud keskelt läbi teisele poole. Ja kujutad lihtsalt ette, et sa joonistad oma puusaservaga number 8. Proovi seda teha nii sujuvalt kui saad. Ja jälle võid valida endale sobiva amplituudi, millega sul on mugav seda teha. Vahetame suunda ka. Joonistame teise servaga teises suunas. Siin endale hingata endale sobivas rahulikus tempos. Okay. Siis järgmiseks läheme põrandale kõhuli. Ja siin võtame sellise asendi, kus paned käed üksteise peale ja toetad pea kätele. Jalad võiksid olla sirgelt ja lase lihtsalt oma kehal vajuda jälle põranda sisse.
tunneta, kas sa siin märkad midagi teistmoodi kui selili olles. Ja siit hakkame kõigepealt liigutama oma keharaskust ühele ja teisele poole. Kõigepealt viid keharaskuse näiteks paremale poole, võid lasta vasakul põlvel rahulikult natuke kõverduda ja võib-olla paremal kirutab pikemaks. Ja siis viid raskuse keskelt läbi teisele poole. Et sa ei pea seda kuidagi moodi forsseerima, et lase loomulikult kehal vajuda ühele poole ja teisele poole. Ühele poole ja teisele poole. Ja märka, kuidas su keha ennast siin tunneb. Tuleme vaikselt keskele. Ja teeme siin ka lõpetuseks mõned hingamisharjutused. Samamoodi sisse hingates. Mõtle, et su selg läheb nõgusaks ja su kõht surub vastu maad. Välja hingates läheb alaselg kumäraks ja roided ja vaagen liiguvad üksteisele lähemale, nagu teeks istesse tõusu. Sisse hingates jälle selg läheb nõgusaks, roided ja vaagen liiguvad üksteisest eemale ja välja hingates alaselg kõverdub ja roided ja vaagen liiguvad üksteisele lähemale. Teeme seda veel 2 korda rahulikus tempos, nii nagu sulle mugav tundub. Kui soovid, võid korraks siin veel selles asendis võtta endale väikese puhkepausi, eriti kui see tundub sulle lõõgastav ja rahustav asend, et oled lubanud oma kehal vajuda põranda sisse ja tunda ennast hästi. Kui oled valmis, siis võid siit asendist jälle püsti hiivata ja tunnetada korraks, et kuidas su keha ennast praegu selles harjutuses tunneb. Need liigutused ja see liigutuste kombinatsioon on võib-olla miski, mis nõuab natukene harjutamist. Et esimestel kordadel see võib vahest tunduda natuke rohkem kui trenn, et pead pingutama ja lihaseid pingutama, et neid õigeid asendeid leida. Aga et kui seda regulaarselt praktiseerida, siis ta võiks olla oma olemuselt rahustava efektiga. Et kes näiteks minu moodi pulsikella endal kannab, et siis see nii-öelda pulss võiks olla harjutuste seeria lõpus madalam, kui ta oli alguses. Et see on üks viis näiteks, kuidas seda hinnata, et see võib-olla lõõgastab närvisüsteemi, aga kõige parem hindamiskriteerium on alati see, kuidas sa ise ennast tunned. Ja jälle selliseid väikeseid liikumispause oleks võib-olla mõistlik või tore isegi igapäevaselt harjutada. Alati ei pea kogu seda seeriat läbi tegema, võib ka teha 1 või 2 liigutust, mis endale võib-olla kõige rohkem meeldivad või midagi kõige lihtsam parasjagu teha on. Aga jälle oluline leida ja tunnetada endale see sobiv aeg ja koht, kus seda liikumispraktikat teha. Nii et jõudu!